3 politseiautot, huvitav küll. Ja siis me seal siis tegime tööd, ega seal ei küsinud keegi, et seal oli selleritel ikka, mis aeg see varstseller, mida praegu siin poes müüakse, mida ma isegi tarvitan nüüd, mulle täitsa meeldib, aga sel ajal mõtlesin, mis asja nad sellega teevad, see on ikka nii jube asi, et seda küll kuskil keegi ei söö seda, aga nii see läks ja ega see sügisel läks, et ilmaks väga poriseks ja see hästi savised maad ja selline vihmasadas ja ega see ei tähendanud. Peremees küsis, aga kas sa süüa tahad iga päev? Ja no siis tuleb teha, minul on vaja see selleriports iga päev saata ja seda tuleb teha. Ja seda me siis tegime ja kevadel mäletan, kui me seal nagu see oli, põllud olid väga kuivad ja nad kõik tolmasid ja see meeletu tuul seal Skånes, see on Lõuna-Rootsis seal, see meeletu tuul, et see tuu oli tolmu täis ja silmad kinni aga kõike tuli teha ja ikka siis oli see kõpla, mis pidi tegema, see oli siuke nõme ja siis pärast juba peremees andis mulle traktoriga ka natukene tööd teha, sai aru, et ma päris rumal ei ole, et ma olen midagi näinud ja siis ta seal kunagi oli, siis oli üks rämpsu hunnik oli, seal üks murutraktor oli või muruniite, lükata muruniite oli ja siis ma küsisin, et peremehe käest juba oskasin juba natuke keelt tonkada, et kas ma võin seda remontida, et anna see mulle. Ta ütles, et võtta kui tahad, et seda ei ole võimalik remontida. Ja muidugi oli siis jälle selline aeg, kus ma siis, olid mingid pühad olid, et igatahes mul oli aega seal ja seal oli töökoda ka tal väike ja seal oli keevitused ja asjad kõik olemas ja võtsin siis seal oli mootorkorpori pealt lahti, võtsin selle mootori ja maha sealt tegin mingi rõngasa plekis, kus lõikasin välja ja panin selle siis kokku ja sain selle mootori tööle ja selle oma maja ümber, kus me elasime, seal polnud kunagi niidetud, siis ma hakkasin seal niitma sellega, siis oli uhke ja peremees vaatas, et näed, et päris loll ei ole, et midagi jagab ka, eks ole, ja siis ta viskas minema ühe pesu kuivatamist, kas ma selle tahin ka omale võtta. Ja siis ta ütles, et see on ka vana ja seda ei saa korda teha ja siis ma ütlesin lahti, seal üks laager läbi ja ütlesin peremees, et mul on siuke laager vaja ja ta oli nii selles mõttes nagu kas ta tahtis näha, et kas ma tõesti sellega hakkama saan või. Võtsime kohe auto peale, sõitsime kuskil laagripoodi ja kohe võtsime selle laagri, ja selle ma sain, sealt tegin korda ja mingi vana pesumasin kuskilt sealt kellegi käest sain ja selle tegin korda. Praegu ma küll pesumasinit remontida oska, siis ma võtsin selle lahti ja kuidagi ma selle, et ka laager oli läbi, vahetasin selle laagri ära ja see tõin ta koju ja see pidas mul siin veel õigu palju aastat pesisin meil pesu enne, kui ta ühe korra täiesti ära lagunes. Mäletan, Sülinda oli ta nime või päris Rootsi masinas, vanast tehti häid asju tehti. Ja selline elu meil oli ja siis kuni siis oktoobri lõpuni, siis oktoobris siis ma tulin sealt ära ja olen väga tänulik sellele reisile ja tõesti ma õppisin seda kapitalismi tundma ja olen ikka hakkama saanud, olen küll väga paljude erinevate äridega ja asjadega tegelenud ja siis ma pidasin ka talu, päris tõsiselt ja muidugi ma tulin sealt tagasi, mul oli ikkagi väike raha taskus, väike, see oli midagi, seal viskas 38 000 Rootsi krooni oli mul või midagi taolist ma tõin, see oli ka üüratu summa, millega ma koju tulin. Ja auto ka veel ostsin veel ühe vana BMW, mis mulle seal see on nüüd järgmine lugu, tädi Linda, et ma saan tante Linda, et ma saan temast ka ühe loo rääkida, et kuidas tema selle auto mulle muretses, aga ma seda kohe teile räägingi, teen järgmise loo ka kohe ära.